Järgnevas videos teen juttu VMS teenuse kasutamisest ja alustan siis kõigepealt Maa-ameti kodulehelt selleks, et jõuda VMS teenuseni, mida siis pakub Eestis Maa-amet. Tuleb siis navigeerida Maa-ameti kodulehelt geoportaalid ja avada siit geoportaal. Siin on ka näha juba andmete lingid või siis viited andmetele, kus me saame neid alla laadida ja teenustele. Ja näiteks nüüd teenuste alameatusest navigeerin VMS teenused sektsiooni ning leian siin ka juhised, mis asi see VMS teenus on, kuidas ta toimib ning antud hetkel siis kõige olulisemad on need lingid, mis on siin välja toodud ning on näha ka, milliseid kihte need VMS teenused endas siis kajastavad. Võtan siit kõige esimese ning otsin siis antud hetkel ortofotosid. Olles kopeerinud VMS teenuse lingi, avan Civil 3D tarkvara. Hetkel on mul ka näha üks geoalus, mis siis asub ilusti õigetes koordinaatides. Seda ma näen siis kõigepealt siin hiirega ringi liikudes ja siin all kiirkäsureal. Kuid veendumaks, et joonis on kindlasti õigetes koordinaatides, tuleb avada Toolspace aken. Kui see on suletud, siis leiame selle siis Home paanilt Toolspace ning navigeerida siit Settings ning joonis nimel parem klahv Edit Drawing Settings. Olles valinud joonise nimel parema klahvi alt Edit Drawing Settings, saame siin määrata ära siis joonises oleva koordinaadisüsteemi, milleks siis Eestis on Estonia ning all olevast valikust Estonian Coordinate System 97. Valides OK. Seejärel VMS teenuse kasutamiseks tuleb meelde jätta 2 käsklust, milleks on Map Connect, mis siis avab dialoogakna, kus meil on võimalik luua VMS ühendus ning siin siis täpsustada ära, millise lingiga täpselt me seda VMS teenust soovime tekitada. Oluline on kopeerida kogu aadress Maa-ameti kodulehelt ning määrata ära versioon, milleks on 1.1.1. Connect ning seejärel avatakse teile siin juba need andmekihid, mida me siis Maa-ameti kodulehelgi nägime. Neid on siin hulgi. Mina valin siit siis antud hetkel ortofoto. Peale ortofoto kihi valimist valin Add to Map ning sulgen esimese akna. Seejärel avan uue akna, milleks on vaja sisestada käsklus Map 2V Space ning Task Pane nimelises aknas on siis näha, millised kihid parasjagu siia VMS teenusega sisse toodi ja siit on võimalik neid siis ka sisse välja lülitada. Ja seda ma ka esialgu teen, sest et sisse toodud kiht oli kogu Eesti ulatuses ja selleks, et nüüd enda varasemat geoalust näha, võin selle siis loomulikult siia sisse zoomida, aga võin kasutada käsku Zoom Extend. Ja seejärel juba uuesti VMS teenuse sisse lülitada, mis siis näitab mulle objekti taustal ortofotot. Ja see ortofoto siis uueneb vastavalt, kuidas te joonises liigute ning siin võib olla siis veel ka üks nüanss, et selleks, et nüüd joonise sisu näha ortofoto peal, tuleks siis liigutada Map Base kiht ülespoole ortofotost. Juhul kui see ei õnnestu, siis võib ka alati objektid ära valida ning parema klahvi alt valida Display Order, Bring to Front. Ja olemegi saanud siis VMS teenusega ortofoto joonise taustale.